Priit Piene 2 pikka võistluspäeva siin Paikusel selja taga. Võtagi alustuseks enda nädalavahetus kokku. Päris raske oli, et nagu ennemgi olen rääkinud, et ega selles suhtes trenni otseselt enam ei tee, et töölainel ainult, aga ja siis siiski soovisime nagu võistlema tulla, Eestisse tuuakse Euroopakat, siis peab alati ka sellest nagu osa võtma. Aga võistlus oli ikka väga raske, et need rajad muutusid niimoodi, et Eestis ma ei tea, mitu ringi peaksid eestlased tegema, et rajad nii auku läheks, et päris raske oli, jah. Kuidas sul üldiselt sujus, et sa mainisid, et sa eile küll kukkusid, aga et täna tekkisid ka mõningad raskused? No täna sain lihtsalt kuuma rabanduse kerge. Aga ei, see tuleb puhtalt sellest, et ei ole nagu valmis lihtsalt selliseks pingutuseks. Aga pingutasin lõpuni ja tegelikult oli lahe. See Paikuse rada on siin Eestile omaselt üsnagi liivane, et kuidas see sulle istub? No väga istub senikaua, kuni kõva haamer tuleb. Aga ei, jah, selles suhtes istub ikka, et on palju lihtsam energiat kokku hoida liiva sees kui kuskil mujal, et siin ikkagi oskad nagu suht okeilt sõita. Sa oled siin Paikusel võistelnud nii eestikaid kui euroopakaid, et kas neil on mingi märgatav vahe ka, et näiteks raja ehituse poolest või kuidas? Ikka jah, selles suhtes Eesti meistrivõistlused on suhteliselt, rada on iseenesest isegi võib-olla sama, aga pigem on just see kontrollpunktide aeg, mis on euroopakatel palju kiirem. Et kui Eestis ma jõuan kontrollpunkti aega, mul on 26 minutit enne, kui ma pean edasi sõitma, siis siin oli 8–9 minutit, et see on nagu suur vahe. Ja pluss 3 kiiruskatset, et see nii-öelda linnakatse tuli juurde, et see on nii-öelda euroopakate boonus. Sa võistled ka palju välismaal, et kas sa siin nüüd kodumaal võisteldes tundsid ka kuidagi teistsugust toetust või kuidas sellega on? Jah, isegi oli päris palju eestlasi raja ääres ja elasid mulle ka kaasa, et ega raja ääres ise sõites ära ei tundnud, kes seal oli, aga kõigile aitäh, kes seal kaasa elasid ja eks ikka Eestis on nagu vähem kergem, kõik asjad on kergemad, et välismaal on lihtsalt rajad ägedad, aga Eestis on siuke mõnus. Sa mainisid, et sa otseselt mingeid treeninguid enam nii väga ei tee, aga kuidas sa muidu nagu ette valmistusid Paikuseks, et kas olid mingid nii-öelda trackwalkid või kuidas sellega on? Ei, isegi siukest standardset trackwalki ei olnud, me tulime reede varahommikul, regasime siklid ära, jooksime põhimõtteliselt kiiruskatsed läbi ja siis sellega piirduski kogu see ettevalmistus. Aga eelmine nädalavahetus olid Norra sõbrad mul Eestis siin külas nii-öelda, et me käisime ikkagi Sakus natukene seda liiva sõitnud, et seda võib nimetada siis ettevalmistuseks. Aga kus me sind järgmisena võistlemas näeme, et ma kuulsin, et nädala pärast vist on Rumeeniaks üleminek? Jah, eelmine sügis sai lubatud, et tuleb minna Rumeeniasse ja siis nüüd reedel sõidame ära, et järgmine teisipäev hakkab Sibius Red Bull Rumeeniaks. Viimati osalesin seal 2015 ja päris elevus on sees, et pole ammu käinud ja ma arvan, et see on päris lahe asi, millest osa võtta. Oled sa endale mingid ootused ka sinna pannud? Ei. Ei. Selles suhtes, et kui vaatad nagu eelmist aasta tulemusi, et lätlane Edgar Silins võitis, eks ju, selle klassi, mida ma lähen, siis ikka ootad nagu suht okeid tulemust, et päris viimaseks ei taha jääda. Hästi, aitäh! Aitäh!